Kõigepealt mul peres oli juba niisugune komme, et pärast sõda palju asju valmistati ise. Isa meisterdas midagi, ema õmbles midagi. See komme jäi nagu meile ka külge poistele. Ja see on nagu võib-olla küll taustaks, aga sellele ma ei pööranud kunagi mingisugust tähelepanu. Ma teadsin, et kui mingit asja ei ole olemas, siis seda tuleb lihtsalt teha ise, sellepärast seda ei ole muidu. Pärast sõjaväest tulekut läksin sisseastumiseksamite konsultatsioonidele ja siis ma kuulsin esimest korda sõna disain. Seda kuulsin Bruno Tombergi käest, kes, mäletan seda täpselt, päiksepaisteline ilm oli, istus ühes õppeklassis lauanurga peal ja rääkis meile, mida disain endast kujutab. Ja siis mulle tundus, et see on just täpselt seesama, mida ma tahaksin teha, sellepärast, et kuigi ma kunstivaldkonda pidasin ennast nagu kuuluvaks juba varem, kuna ma oskasin joonistada, enamjagu oli tagasiside vanematelt inimestelt mulle kui poisile tol ajal, et sinust saab kunstnik, kes sa oskad joonistada, oskad maalida. Ja ma käisin ka ettevalmiskursustel samas kunstiinstituudis juba alates 9. keskkooliklassist. Aga kui tagasi tulin ja disaini läksin, siis ma sain mitmeid etteheiteid sealsete ametnike käes, kes teadsid, et ma tahtsin maalima minna, et miks ma siis nüüd järsku ei läinud, miks ma disaini läksin. Aga jah, nii see oli, et tegelikult see otsus sündis praktiliselt ühel päeval, võib-olla isegi 1 tunni jooksul. Ja mida rohkem ma selle peale mõtlesin, seda rohkem tundus see mulle nagu omane ja nagu distsipliinina nagu minu jaoks loodud. Tähendab, eks me teadsime ette juba, et tollases Nõukogude Liidus eriti palju midagi teha ei saa, aga üritada saab ikka, eks ole. Ja ega ausalt öeldes me selle koha pealt ei kunagi küll ei tulnud mõtetki midagi nagu järgi anda või ütleme võib-olla jah, kursusetööd olid tol ajal veidi ulmilised, eks ole, ja kuigi me sellist kodus sotsioloogiat ja kõike muud, mis köögiteemade ja niisugustega liitus, seda me seal lõppisime ja uurisime, eks ole. Aga mul oli veel selline õnn ka tegelikult, et mind võeti nagu kateedrisse tööle meistrina. Üks kursusekaaslane Tõnu Liit oli tol ajal juba seal olemas ees. Ja see tähendas seda, kuna ma õhtuses osakonnas nagu õppisin, siis ma õppisin 6 aastat ja sellest siis suurem osa ajast ma veetsin tegelikult nagu koolimajas. Ma isegi ütleks niimoodi, et ma sain seal koolimajas viibides ja väljaspool, ütleme, neid akadeemilisi tunde sain nagu rohkem kui akadeemiliste tundide ajal, sest ma sain olla kõigiga koos ja seal käis tegelikult üks tõsine arutelu ja tegevus kogu aeg. Et see nagu arendas väga palju tegelikult ja viis sellele nagu lähemale, aga siis see, mis ootas ees, seda nagu ei tahtnud kujutada mingites karmides nägemustes, vaid lootus oli ikkagi alati suur, eks ole. Ja see oli ka hiljem, siis kui tööle sai hakatud, sõnaga igal disain on juba selline asi, et sa pead alati otsima mingit väljapääsu. Ja selle väljapääsu leidmine on ka nii, et põhimõtteliselt mina olengi nagu puutunud kokku selle küljega just disainis, et ei ole olnud selliseid võimalusi eriti palju, et keegi on mingi asja valmis teinud ja siis oleme selle korpuse ümber teinud või midagi taolist. Seda me tegime küll tol ajal, kui me sinna Tuupolevile tegime, seal konstruktorid mitmesuid asju juba valmistanud ja me olime nagu teatud tingimuste taha pandud, aga edaspidi on olnud ikka nii, et ise otsid selle väljapääsu. Aga siis kui tulid teised ajad, siis esimese asjana sai mõeldud selle peale, et kuidas ise seisuda, sai kohe oma firma tehtud, sai moodustatud grupp, loodud sidemeid nende ettevõtetega, kes soovisid midagi saada. Ja siis läks asi põhimõtteliselt nagu vabamaks.
ja teisest küljest on muidugi see, et suure laia toodangu puhul on ikkagi materjalid ka mõnes mõttes nagu teised. Ja seda materjali kasutamisvõimaluse tehnoloogiat kõike peab ka nagu tundma ja teadma, nende materjalide võimalusi peab teadma ja lõppude lõpuks nii palju, kui me ka taaskasutusest ja kõigest muust ei räägi, siis ega me ütleme plastikust näiteks ei pääse või ega ei saa fotoaparaadi korpust hakata keraamiliselt tegema, eks ole, või pilot võib-olla kunagi saab ka, eks ole, ja kindlasti mingeid osi juba tehaksegi, aga plastik ikkagi nagu selle jaoks ju kunagi loodi, et neid originaalmaterjale nagu säästa ja see toimus küll 50-60 aastatel, aga nüüd on ta muutunud justkui teatud kontekstis nagu nuhtluseks, aga tegelikult ma arvan, et see ei ole ikkagi mitte plastmassi, kui ma nüüd seda teemat võin rääkida, eks ole, et see ei ole nagu plastmassi süü selles mõttes, et sünteetiline materjal on ikkagi asendamatu paljudel juhtudel, eks ole, ja siis ma arvan, et seda saaks reguleerida. Ma küll ei seedi selliseid keeldusi ja käske, aga tegelikult paraku näiteks pakendi maailmas ja seal on tihtipeale mindud ikka liiale, kus on üks pakend on veel teise sees ja kolmandaks on siis seda turustatakse ka veel omakorda pakendides, mis on plastikud ja vot see plastik läheb kõik nii-öelda sinna merre, sinna prügimägedele, mida tegelikult nagu rohkem vaja ei ole, kui ainult korraks vaatamiseks. Et seda peaks nagu reguleerima minu meelest küll. Lohutaksin inimesi, et teatavasti siiski elitaarne kujundus ja disain on suhteliselt kallim, et kui ei ole seda võimalik soetada, siis võiks ikka tõsiselt kriitiliselt vaadata ka selle tavalise laiatarbekauba peale, aga põhiline on ikkagi see, et see toode peaks selle inimese vajadusi rahuldama ja tegelikult tema ka tunnetuslikult ta peab tundma, et see asi on nagu tema jaoks tehtud. Või see on umbes nii, et kui sa paned lauaserva peale 2 haamrit, eks ole, ja siis palud, et too mulle üks haamer, mul on vaja nael lüüa seina, siis ta võtab 1 haamri, eks ole, nendest. Miks ta võttis just selle 1, mitte teise? Et järelikult 1 haamer sisendas talle rohkem seda, et selle on kindlasti parem lüüa kui teisega seda naela. Ja niisugune tunne peakski inimesel olema, kui ta mingit asja ostab, et see on just see asi, mis mulle tegelikult igatpidi sobib, see on mulle kindlasti vastupidav, kasulik, mugav.